Riigi Infosüsteemide Amet esitles täna oma aastaraamatut ja selgub kaks päris kurba tõsiasja. Pettuste arv küberruumis on kasvanud rekordtasemele ja teisalt lahendus sellele vähemalt lihtsalt ei ole ja pettused jätkuvad ka edaspidi. Eelmisel aastal toimus 10 185 mõjuga küberintsidenti. See tähendab, et edukalt kedagi kas peteti või mõne süsteemi tööd takistati. See on esimest korda, kui see number on 5-kohaline, nii et intsidendid on kasvutrendis. Eesti elanikud peavad sellega arvestama. Elame ajastul, kus korraga öeldakse, et igast asjast jääb jälg internetti maha ja samas pettureid kätte ei saada ja nende tegevust ei lõpetata. Esiteks pätte võetakse järjest kinni ja teiseks kogu see küberturvalisus käibki niimoodi, et pahad mõtlevad mingi asja välja, head reageerivad, pahad mõtlevad uue asja välja, head reageerivad. Kas see tähendab allaandmist, et teeme, mis jaksame, aga arvestage, et petta saab edasi? Kahjuks ma pean selle halva uudise nüüd ütlema, et ei ole nii, et me suudaks saavutada 100% kaitset turvalisust küberrünnete vastu. See jääb alati nii, et pahad mõtlevad midagi uut välja. Me kahjuks nägime eelmine aasta, et just Venemaa poolt tulevad rünnakud juba kasutavad täiesti AI-ga juhitavat rünnet, ehk et kus tehisaru defineerib neid käske, muudab neid käske ja juhib kogu seda protsessi. Nii pannakse suur rõhk inimesele endale, et ole nii-öelda IT-vaatlik, ehk kahtlusta rohkem ja ära kiirusta midagi tehes. Mitte siis mingil juhul telefoni teel neid oma PIN-koode sisestada, vaid katkestada see kõne. Alati tuleb võtta see hetk, rahulikult keskenduda, kes see nüüd helistab, mis ta nüüd täpselt tahab ja võib ka täiesti vabalt öelda, et ma hetkel ei saa rääkida, palun pöörduge minu poole kirjalikult. Ja siis rahulikult läbi mõelda, võtta ühendust selle asutusega, keda ta justkui nagu siis teeskleb, et ta on, ja uurida siis juba ametlikest kanalitest, et kas tõesti on miskit. Ja minu arust on puudu üks lihtne asi, et kõikide Eesti inimeste postkasti jõuaks teade, ära kunagi pane pinne telefoni, kui sa ise pole seda alustanud, ja ära kunagi ava ühtegi linki. Tavalisel inimesel oleks see täiesti piisav. Kõlab kui lihtsa asjana, et kirjutate kirja valmis, saadate laiali, miks seda siis ei ole tehtud? No see on mul ka küsimus, et miks seda nii lihtsat asja pole veel tehtud, aga Rahandusministeerium on hanke välja kuulutanud. Osa nendest 10 000 juhtumist on ka teenustõkkerünnakud, kus see veebileht või andmebaas koormatakse päringutega üle. Tulemuseks olid siiski ajutised takistused või üksikud andmelekked, mitte ühiskonna halvamine. Trendiks on see, et kui aastal 2024 ja varem olid need peamiselt venemeelsed häktimistid, kes meid ründasid, siis see jätkus ka möödunud aastal. Uue asjana on tulnud siis asunud meid ründama ka palestiinameelsed häktivistid ja seda siis seoses toetusega Iisraelile ja siis laiema kampaania osana, et mitte Eesti nii-öelda eraldi sihtmärk, vaid Eesti kui osa Euroopast, Eesti kui osa NATOst on siis ka nende rühmituste sihtmärgiks muutunud. See oli eelmise aasta kokkuvõtte, mida on toonud alanud aasta esimene kuu. Kahetsusväärne on see, et me ei näe ühtegi märki sellest, et see väheneks ja me peame üha rohkem tegelema oma inimeste harimisega selles valdkonnas. itvaatlik.ee on üks veebisait, kust saate siis televaatajana uurida, mida enda kaitseks teha. Ettevõtja küberturvalisuse lühijuhend on samal eesmärgil, et kindlasti me peame sellega arvestama, et see negatiivne trend jätkub.